On esmaspäeva hommik ja mina asun tööle. Täna lähen ma lasteaeda tööle ja annan lastele liikumistundi. Kell on 7 hommikul ja imeilus päikesetõus on. Kõnnin bussipeatusesse, mis on natukene eemal meie kodunt, aga see on selline hea hommikune jalutuskäik. Hommikuti sõidavad selle sama marsaga ka koolilapsed, aga täna on koolilastel e-õppepäev, nii et see marsa on siin päris tühi. Ainult mina ja üks naisterahvas veel. Tööpäev on lõppenud ja kohe saan oma tütrelt elektritõukeratta, millega ma saan siis koju tagasi sõita. Tšau! Ja sõit töölt tagasi koju. Ei ole väga turvaline praegu niimoodi teha, aga ma üritan hoida kontrolli. See maal ongi nii, et teinekord neid busse niimoodi päevasel ajal ei tulegi ja siis ongi vaja kas oodata kuskil, teha aega parajaks või kõndida tagasi või jalgrattaga, aga tänapäeva moodne asi on muidugi elektritõukeratas. Ja siis saab sellega sõita vahepeal, kuigi ma väga ootan, et ilmad läheks soojemaks, sest siis ma ikka võtan oma retro jalgratta välja ja hakkan sellega siis väntama. Et töölt koju on 6,5 kilomeetrit ja see on nii mõnus maa tegelikult, hästi ilus ka. Ja praegu on nii vaikine, ühtegi autot ei ole vastu sõitnud. Tegelikult peaks mul kiiver ka peas olema, aga ma jätsin hommikul selle maha kogemata. Aga ma olen väga ettevaatlik. Päikeseprillid on puudu. See kevadpäike on nii ere, et minul on silmadel natuke nagu valus või tundlik. Ja kas pole mitte ilus? Hihi. Hetkel ma sõidan 15 kilomeetrit tunnis, aga kui ma telefoni ära panen, siis ma sõidan 25 kilomeetrit tunnis. Selle kodutee peal on nii ilusaid vaateid ja ma lihtsalt ei väsi nendest vaadetest. Ma olen seda teed pidi käinud, sõitnud väga palju, aga igal aastal on hästi ilus. Ja nüüd tuleb mul ülejäänud tee siuke, see kindlasti ei ole nii mõnus kui asfalttee.
sihuke, isegi autoga sõites tõmbab teinekord natukene nagu lainesse. aga õnneks liiklust ei ole, inimesed on tööl ja niimoodi. ja siis ma saan siin tee keskel ka rohkem sõita. ja olengi jõudnud tagasi siia, kus ma hommikul alustasin, ehk siis bussipeatus. näete, siin on bussipeatus. ma ei tea, miks siin bussipeatuse märki ei ole, et kui võõrad inimesed tulevad, siis nad ei tea, et siin bussipeatus on, aga teisel pool on. ma olen nüüd väikese ringi ära teinud, tööpäevakese. hommikul ma jalutasin siit ja läksin marsaga ja tagasi sõitsin tõukerattaga. ilm on vahepeal väga ilusaks läinud. hommikul ma küll ei teadnud, et mis riided võiks selga panna, seega ma panin talvejope. hommikud on praegu ikkagi veel jahedad, kohati isegi miinuses. ja kuna ma teadsin, et ma tõukerattaga sõidan tagasi, siis ma tahtsin lihtsalt olla soojas, et kevadine tuul läbi ei tõmbaks, nagu seda ikka juhtub vahepeal kevadel. ja nüüd viimane pingutus mäest üles. selles mõttes on tõukerattaga küll väga mugav liigelda. ainuke asi, mida ma igatsen, on see, et tahaks vahepeal natukene nagu jalgadele trenni. Et nii hea on see tunne tegelikult, on see siis jalgrattaga sõit või rullikatega või tõukerattaga. Et kui tagasi jõuad, siis tunned, et oled kohe midagi saavutanud, et kehaliselt on hea mõnus tunne. aga samas on väga mugav tõesti vahel käia selle elektri tõukerattaga või rattaga. olemegi tagasi kodus. nii, olin juba põhimõtteliselt tagasi jõudnud ja pidin kreepsud saama. igatahes ma tean, mida ma täna filmima hakkan. konnasid. ma oleks veel konnale praegu otsa sõitnud, ma üldse ei näinud teda, nii et olge liikluses väga ettevaatlikud. väga vahva, nii palju neid konnasid praegu. ma juba nägin ka tee peal surnud konne, aga juba jõudis meelest ära minna, et olla ise ka ettevaatlik. igatahes see konnake jäi ellu. ma ei tea, kas ta võtab siin lihtsalt päikest. okei, nüüd ta vist läheb. ja konnak hüppab ette. see on siinsamas. ujub. kõik konnad kadusid ära, kui ma siia tulin. muidu oli ikka päris hea konnapidu siin. kui ma tulin, ma nägin vähemalt 5 erinevat konna. kõik hüppasid ruttu vette või kuskile. istusin tükk aega, ükski konn ei liigutanud siin samas minu kõrval, olid tegelikult siin nende vahel. et praegu mingi 2-3 konna hüppasid siit lihtsalt välja, kui ma püsti tõusin.
neid ikka on siin praegu. Esimest korda, kui ma konnasid näen sel kevadel. mu kõht korises praegu igatahes täpselt samamoodi nagu konn hääl teeb, nii et on aeg minna tuppa ja sööma. Pealegi mul tuli meelde, et ma tegelikult tahtsin enne süüa kohukese ära ja ma panin selle taskusse. See on väga sulanud nüüd. Aga ma söön selle ikkagi ära. On aeg välja lasta pardid. Nad tahavad süüa ja juua. Ja sibulid on oma põõsastes ja ei ole veel õue saanudki täna. Nüüd kui konnad on ka liikvel, siis ilmselt varsti ma näen neil nõkkude vahel ka konna ja see võib nagu näida või kõlada väga jõhker, aga nii nagu nad selle saiaga teevad, siis nad teevad konnaga ka nii. Eelmine suvi ma nägin seda esimest korda pealt ja see oli ikka päris õudne, aga samas mis sa teed, selline ongi loodus, kes keda sööb. Pardid söövad konna ja rebane sööb parti ja et loodus on päris jõhker kohati. Selline siis oli minu pisikene tööpäev ja põhiline töö hakkab nüüd pihta tegelikult kodus ja aias. Ja eks ma siis vaatan, mis ma täna ära teen, millega ma jätkan. Tšau. Miks ta Gilbert on? Kuidas tundus, kas ta oli libe ja märg? Ta krooks. Seal on vett. Saab. Äkki ma toon niimoodi talle. Sest konnad tahavad ju vett. Niisugust. Järgmine konn. Tundub, et meil on aed konnasid täis. Seda või? Äkki ta krooksub. Tossad ära. Vaikselt päike paistab. Nii soe.